SMIRist Stanfordisse Naide Köste-Turmui magnetiline teekond. Naide Köste-Turmu on Türgi biomeditsiiniteadlane, kelle läbimurdelised uuringud ühendavad nanotehnoloogia, biofüüsika ja inseneriteaduse, et edendada tervisediagnostikat. Stanfordi ülikoolis arendab ta mikro- ja nanotehnoloogial põhinevaid lahendusi, mis võimaldavad kiireid, taskukohaseid ja kättesaadavaid tervisekontrolle. Tema teekond noorest õppurist SMIRist maailma tippuurijaks näitab, kuidas teadus saab vähendada ebavõrdsust ja muuta inimelusid. Stanfordi ülikoolis arendab ta mikro- ja nanotehnoloogial põhinevaid tehnoloogiaid, mis võimaldavad kiireid, taskukohaseid ja kättesaadavaid tervisekontrolle. Tema teekond noorest SMIRist pärit õppurist rahvusvahelise innovaatorini näitab, kuidas teadus suudab vähendada ebavõrdsust ja muuta inimelusid. Köste-Turmu sündis 1985. aastal Türgis SMIRis ning lõpetas 2007. aastal Lähis-Ida Tehnikaülikooli OTÜ molekulaarbioloogia ja geneetika bakalaureuse-kraadiga. Ta pälvis Fulbrighti stipendiumi ja omandas 2009. aastal Bostoni ülikoolis magistrikraadi biomeditsiinitehnikas. 2013. aastal lõpetas ta doktorantuuri Browni ülikooli biomeditsiinitehnika erialal, kõrvalsuunaks innovatsioonijuhtimine ja ettevõtlus. Hiljem liitus ta Stanfordi ülikooliga järeldoktorantuuri läbimiseks ning lõpetas Stanford Graduates Hall of Businessi Ignite programmi. Panus teadusesse, uurimused ja innovatsioon Turmu keskendub mikro- nanotehnoloogiate kasutamisele üksikrakkude käitumise ja rakulise heterogeensuse uurimiseks. Ta töötas välja magnetlevitatsiooniplatvormi, et tuvastada ringlevaid kasvajarakkusid, CC-sid, teostada suure läbilaskevõimega ravimite skreene ning jälgida antibiootikumi resistentsust reaalajas ilma märgistamise või värvimiseta. Tema töö Stanfordis on viinud Leviseli loomiselt ettevõtteni, mille eesmärk on viia see tehnoloogia kliinilistesse rakendustesse. Tema uurimistööd on avaldatud mainekates ajakirjades nagu Nature Materials, NAS ja Advanced Materials ning seda on kajastanud väljaanded nagu Science, Popular Mechanics ja Textimes. Autasud ja tunnustust Turmu on pälvinud arvukalt tunnustusi, sealhulgas Mid-Technology Review Innovators Under 35 auhinna, More Inventor Fellowshipi 2021, Baxteri teaduskonna stipendiumi 2020 ja Coret Foundation Catalyst Awardi 2020-2021. 2018. aastal sai ta Burroughs Wellcome Fundi teadusliideste karjääriauhinna Career Award at Scientific Interface. Ta nimetati MIT ja Harvardi Broad Institute'i poolt biomeditsiiniteaduste tõusvaks täheks ning valiti ESI poolt üheks maailma 10 väljapaistvast noorest inimesest meditsiinilise innovatsiooni valdkonnas. Samuti pälvis ta Fortune Türkiye 40/40 tunnustuse 4 aastat järjest. Eeskuju naistele teaduses teadlasena, ettevõtjana ja avaliku elu tegelasena esindab Turmu muutvat rolli, mida naised saavad STEM-valdkonnas kanda. Tema edu akadeemias, teadustöös ja tööstuses pakub inspireerivat eeskuju noortele tüdrukutele üle kogu maailma. Ta juhendab aktiivselt üliõpilasi, esineb rahvusvahelistel konverentsidel ja seab väljakutseks soolised stereotüübid, näidates, et teaduslik tipptase ja juhtimine ei ole soopõhised. Visioon ja mõju Turmu näeb tulevikku, kus elupäästvad diagnostikavahendid on kättesaadavad kõigile, olenemata sotsiaalmajanduslikust taustast. Vähendades varajase avastamise tehnoloogiate, näiteks tema $5 magnetdiagnostika kiibi maksumust, soovib ta tervishoiu demokratiseerida. Tema uuendused mõjutavad jätkuvalt biomeditsiinilist teadust, iduettevõtluse ökosüsteeme ja globaalset tervisealast võrdsust.